Ja, tere õhtust ka minu poolt. Noh, oleme siin tööpäeva õhtupoolikul jällegi siia kogunenud, et vaadata ära see esiliiga 33. voor, mis ka täies mahus täna kõikide võistkondade poolt ära. Flora mängimas niimoodi väravas number 77, Kristen Lapa, kaitseliin neljane, 95 Rico Piil, 44 Oskar Joost, 76 Ronald Sammul ning 78 Mark-Hendrik Kukk, aga siit juba avavärav kiiret sündin ning Flora U21 läheb seda kohtumist 1-0 juhtima, kui Andero Kaares on see mees, kes teisel minutil värava ära lööb ning kiirelt juba Kalevi puurilukk tänaseks avatud saab. Sealt koheselt ka võimalik tulla peaks olema see Paltser, kes sealt seda rünnakut tõstis Kalimulline löögikoht ka ja paneb posti põrkest teisse posti ja pall jäi endiselt üle joone ära. Siin oleme nüüd korralikult. Ja siiski värav loeti ära ja Maksim Kalimullin saab siit värava kirja. Nii et 11. minutiks Flora juba 2-0 eduseisus ja Kalevi jaoks... Seal ei ole seda mängijat olemas, nüüd lõppude lõpuks sõiti ka Kalimulline markeerija, tuleb löök ja sealt tibetakse kõik sisse. Paltser tõstab lihtsalt käe püsti, ega sealt suurt tähistust ei tule, aga Kaljurad peab see nüüd küll endale ikkagi tuhka pähe raputama. See pall oli käte vahel ja tundus, et pani selle palli sealt ise väravasse. Jah, saame näha, kas läheb siis lõpuks nüüd oma väravane kirja. Vaatame selle olukorra ära ja siit ei ole neljas kaugel ja neljas on tõsiasi. Kaares lööb siit oma kohtumise teise. Ja seal nüüd ikkagi mulle tundub, et Kalevi postide vahel on asjad pahasti. Kaljurand jääb siin olukorda sedavõrd hiljaks, et kui siin oleks võimalik kordust näha, siis vaataks seda kohe koos üle, aga pool minutit juba, et hetkel näib, et asi, mis kõlas sealt Flora pingi pealt ka, et tuleb pressi korrigeerida, siis hetkel ikkagi ei ole see Flora press siin teisel poolel sedavõrd hästi toiminud. Vaatame ära, Laasarit väliskülge löök ka, aga läheb sealt alt nurgast pisut mööda. Ja saame hakata juba ütlema ka, et see muinasjutt, mis eelmisel hooajal lõpus Kalevi duublit saatis, see paraku sel hooajal ei kordu. Ja, eks siin elus kipub sedasi olema, et vahepeal tuleb teha samm tagasi, et astudes 2 edasi ja oi, seal nüüd tehakse imet ja vaatame, kas meil läheb siin ära veel mänguks, aga Ilves saab värava kätte ja ilmselt ei tahtnud ka päris ise sedasi lüüa, aga lõi sealt nüüd väga hästi Lapa parema käe alt või üle parema käe selle palli lõppude lõpuks ikkagi Flora värava selja taha. Nii et nullimängu Lapa siit. Et Flora siit suure võidu järgi täna läheb. Pall tuleb Paltserilt kasti suunas. Seal sai Kukonen peale lüüa, aga seal kastis tehti lõpuni minna. 2 minutit teid tõesti on, jah. Kukke. Hästi jätab seal. Ja nüüd siit tuleb ka veel... No saame penalti. Tasuks tuleb ka penalti, jah. Et... Kastes palli taga, väravas on väravad samuti valmis ja Piil sealt, no ütleme nii, et sihukese asjaga järgmise mängu ilmselt saab pingi peal istuda. Siit mängu. Ja Kaljurand püüab selle palli kinni ja sellega Kristo Küljastinen lõpetabki selle tänase kohtumise ära, kui 4-1 tulemusega võtab Flora U21 võistkond Tallinna Kalevi käest võidu kätte ja